mediteerid ka või loed püha nime, siis maamaia tahab sind ära petta, et hästi peenelt ehitab üles selle mina, mulle, minu mantra, eks ju, minu soovid, minu unistuskogemus on ümber minu, eks ju. Ja siis, siis sa näed oma läbikukkumist ja jõuetust ja siis tulevad igast maailmapalud ja et see on eneseteadvustamise üks osa. Ja loomulikult me oleme loodud sellised eripärased, igaüks omamoodi, oma anded ja unistused ja oma missioone kõikidel. Loomulikult. Aga kui sa väga eraldiseisvalt tahad seda teha, väga enesekeskselt, isegi kõrged asju, eks ju, mõeldes kogu aeg mina, minu, eks ju, siis seal on ka palju selliseid väikseid lõksukesi, et täna olin ka rõdu peal, eks ju, minu mantra, loen oma mantrat, proovin keskenduda, eks ju. Aga nii kui sa tähelepanu paned nagu üldiste ilusate asjade peale ja enda pealt nagu seda tähelepanu ära võtad, siis kõik see raskus, hingeraskus hakkab ära kaduma. Mingid linnukesed lendasid, seal on väike linnu söögikoht, siis need pakkusid nii palju rõõmu, lihtsalt mingi linnuka. Sa tahad nagu õnnelik olla. Ja tegelikult ühed väiksed linnukesed, kes säutsid ja hüppasid ja seal andsid kohe sellise, sa saad enda pealt ära nagu selle tähelepanu, et kui ilusad näed, et sellised vaatad seal, eks ilus taevas ja negased aspektid, mis sa mõtled, ilusad pühad paigad, võid seal käia ja elus, kus on ilusad kohad, kui sa ise ei ole pühas paigas. Näiteks, eks ju, väljaspoolt nagu ühendad ennast selle tasuta, alati oleva, ilusa elu, ma ei tea, energiaga. Mõned nimetavad seda brahmaaniks, mõned püha vaimuks, paramatmaks, eks ju. Mõned nimetavad, et param shiva, erinevad kultuurid, mõned nimetavad prana, mõni ki. Need on ka erinevad varjundid, eks ju, selle sama saate igavese brahmani energial, eks ju, aga siis et võlusõnad on siis ilu, headus ja armastus. Et niimoodi ehitad üles, eks ju. Et kõigepealt, kui oled nagu väsinud endast või selle maailma kahesusest, sellest ratsionaalsest energiast, siis hakkad otsima ilu lihtsalt. Kas või emakesest loodusest, vaata, kui ilus, roheline kask, juba kollast sees natuke, sügis hiilib. Tunned praanat, värsket õhku, eks ju. Vaatad seda nagu emakese looduse olemust, juba nagu ühendada igavese nagu ilusa, hea energiaga, et hakkad ilu märkama. Eks ju, kõigis ja kõiges, siis näed seal südames on mingid kibestumised, solvumised. Ja siis kõikidest hakkab kahju iseendast ka ja eks ju, näed, et kõik on ikkagi ilusad ja head ja armsad hinged, ükskõik mis kihtides me hüppame ja kargame nagu varplased, eks ju. Et ühendad ennast selle väljaspoolt, et tähelepanelik hakkad seest ja väljast otsima need ilusad asju, ilusad avaldumisi. Et nii kui seal nagu ilu on, nii sa kohe see ilu aspekt, elu ilu aspekt neutraliseerib kohe kõik need igaks negatiivsed varjundid ja sa tunned nagu headust. Et kõik on õige, kõik on hästi. Tunned pole kellegiga sul mingit nagu diili, et tema andis mulle rohkem, mina talle ja tema solvas mind ja miks ta mind ära kasutas või miks mina nii kunagi tegin valesti kellegi. Et need diilid ka nagu läbi headuse lahustavad, eks ju. Ja siis automaatselt läbi selle ilu, eks ju, ja headuse hakkab võitsema armastus. Armastus on selline ananda, ta on selline õndsust. Õndsust täis nagu hea tunne, et sa tunned, et sul on entusiasmi elada nagu. Ja tunned, et see armastus on alati kohal ja ta on kõrgemal surmast, halvast ilmast, sinu mingitest kõikumistest, üles-alla kõikumistest, teiste reaktsioonidest, mis sind võib-olla justkui närvisüsteemi häirivad. Armastus on sellest kõrgem, armastus on tasuta kogu aeg olnud siin ja praegu ja selle üle piire ka, et saab otsa või on või ei ole või on vähem või rohkem, eks ju, või ütleme, see puhas omakuse püüdmatu tingimust, et armastus ta on selline, kogu elu koosneb sellest, et ta läbib kõike. Ja lihtsalt ainuke asi on see nagu see teadvuse häälestamine, eks ju. Kus see lokaator nagu oma tähelepanu paneb, eks ju. Läbi ilu, eks ju, ilu aspekt, headuse aspekt ja siis armastuse aspekt. Ja loomulik eksistents. Selline rõõm, tants ja laul, et isegi elukaaslasega ka rääkisime, et kui mingid ilusat asja räägime, eks ju, üksteisele, siis mul nagu hakkab hääl ja keha hakkab nagu tantsima ja hääl hakkab laulma, eks ju, see on hea armastuse emotsioon. Siis ei saa olla nagu, sa ei saa öelda, et see lill on ilus. Sa ütled, et
vau, see lill on ilus, sa juba laulad ja tantsid, eks ju, kehaga. Kui sul on nagu see emotsioon, et hinge kõrgem avaldumine ongi siis selles kehas läbi keha tantsu ja laulu, et sa hakkad nagu hästi viisakalt armastusest nagu laulma ja siis su kehaga hakkab hästi graatsidest liikuma. See tuleb automaatselt kõigile, et seda võib huvitav järgida. Kui sa oled sellise spontaanse armastusega natuke nagu ühenduses mõni protsent, siis juba hakkab hääl laulvalt rääkima ja keha graatsidest liikuma.